Tere päevast! Täna me räägime teile, kuidas toimub lõimitud ainekavade koostamine meie Ehte Humanitaargümnaasiumis. Juba teist aastat toimub meie koolis koordineeritud lõimitud ainekavade koostamine. Esimesel aastal võtsime 5. ja 6. klassid ning 10. ja 11. klass. Sel aastal on juurde tulnud 7. klassid. Ühise ainekava kestus on 2–3 nädalat, sõltuvalt ainetundide arvust. Lõimitud ainekavade nädalad toimuvad 1 või 2 korda trimestris. Kokku oleme lõiminud 12 ainet. Need on emakeel, eesti keel teise keelena, inglise keel, prantsuse keel, inimeseõpetus, ajalugu, loodusõpetus, matemaatika, tööõpetus, kunst, muusika ja kehaline kasvatus. Põhikoolis meil toimuvad 2 või 3 aine teemapõhilised tunnid. Lõimitud ainekavas osaleb üle 350 õpilase ja umbes 40 õpetajat. Lisaks sellele on meil koolis tekkinud õpetajate tandemid. Miks me seda teeme? Seome õppimist igapäevaeluga. Me käsitleme teemat suurelt. Me mitmekesistame õppeprotsessi, arendame õpioskusi, õpime võõrkeeli ainete kaudu. Loome seoseid erinevate ainete vahel. Hea õpetajate koostöö võimalus. Toetame erinevaid aineid. Vahenditena oleme kasutanud Google Drive'i, ühiseid tabeleid, online koosolekuid, Google Classroomi ning Google Formsi küsimustikke nii õpetajatele kui ka õpilastele. Aga kuidas me alustasime? Korralda esimene õpetajate kokkusaamine. Räägi õpetajatele LAK-metoodikast. Jaga infot kõigile. Korralda praktiline seminar õpetajatele. Kutsu kolleege koosolekutele. Valige üheskoos paralleeli koordinaator. Valige koos lõimingu teema. Korralda mõttetalgud kõikide ühes paralleelis töötavate õpetajatega. Pange paika ainekava toimumise aeg. Juhenda kõikide LAK-ainekavade koostamist. Tee koostööd kooli koordinaatoriga. Koosta tagasiside küsimustikud õpetajatele ja õpilastele. Loo ühine tabel. Analüüsi tulemusi. Juhenda koosolekuid. Parenda protsessi. Ole toeks ja abiks. Selleks, et oleks lihtsamini alustada, jagame teiega ühe teema ainekava.